Ja tervist kõigile Korvpall24 portaali lugejatele ja meie väikese videopodcasti saate vaatajatele. Oleme siis järjekordselt eetris. 2 mängu Milanos Eesti koondisel peetud ja tänane hommik vähemalt minul väga raskelt kulges. Eile üliemotsionaalne, kahjuks siis lõpuks kurbade emotsioonidega lõppenud mäng 73-74 kaotus Ukrainale. Ja Maksim siin minu kõrval hetkel küll tundub rõõmus, aga küsime tema käest ära, et kuidas siis sinul hommik vastu seda rasket kaotust kulgenud on? Päris raskelt ka minul, et tõesti see oli väga valus mäng, et kuigi Ukraina oli enne mängu favoriit, siis ikkagi kui sa kogu mängu juhid ja lõpuks punktiga kaotad nii õnnetult, et seal viimasel rünnakul veel Kriisa libastus ja me ei jõudnud normaalsele viskele, et selles mõttes oli kurb ja seda nägid ka tegelikult kõik nii-öelda erapooletud vaatajad, et tegelikult eile õhtul veel kohe pärast mängu seal mitmed ajakirjanikud teistest riikidest ikkagi tulid nii-öelda lohutama, patsutasid õlale, et siin Itaalia ajakirjanik ei saanud aru, mis meie võistkonnaga viimasel 2 minutil juhtus. Horvaatia siin mitmed ajakirjanikud lihtsalt ütlesid, et tõesti väga kahju, et nii valus kaotus, et nad on õnnelikud, et nemad ei ole hetkel selles seisus ja oli siin veel teisi ajakirjanikke, kes tõesti avaldasid ka kaastunnet ja ega siin ei olegi muud öelda, et mõnes mõttes võiks öelda, et eks see lõpp on selline väikene loterii, et kunagi ei tea, kuhu poole kaldub, aga just, et meil oli seal mitmes järjestikuses olukorras ebaõnne, et sellest on kahju. Ja mina sattusin vahetult pärast mängu kõndima Eesti fännide sekka, kes siis areenilt lahkusid, kuna ütleme ausalt, korraldus siin Milano alagrupis on täiesti katastroof, et julgen selle siin saates välja öelda, et ma pole siukest bardakki ühelgi spordivõistlusel, kus ma käinud olen, varem näinud. Aga see selleks. Pidin siis kõndima koos Eesti fännidega, aga kokkuvõttes oli see mõnus kogemus, kuulsin neid vahetuid tundeid, mis seal oli ja mulle tundus, et pigem oldi nagu samamoodi, tunti võistkonnale kaasa ja oldi mõistvad, et vähemalt seal nende fännide hulgas, kes nende tribüünilt lahkusid, ma mingit suurt viha ja sellist, kuidas ma ütlen, negatiivsust ei tundnud. Ma loodan ka, et fännid püsivad positiivsena ja mitte lihtsalt ei ainult tunne kaasa, vaid tänasel päeval, kui on siis puhkepäev, tulevad ka sellest kõigest kaotusest välja nagu ka mängijad ja homme ikkagi Horvaatia vastu juba ollakse mitte lihtsalt seal kaasa elamas, vaid ikkagi valjuhäälselt innustamas mängijaid, et tegelikult ju ega iial ei või teada, kuidas see turniir edasi läheb ja siin võivad veel igasugused stsenaariumid võimalikud olla. Tegelikult on ju endiselt paari võitu vaja, et siin edasi pääseda ja miks mitte siis hammustada üks suurtest ja võtta ära Suurbritannia ning kõik on veel lahtine. Ja siin taustaks meie jutule on liikumas kaadrid siis just sealt areeni väljast tol hetkel, kui mäng oli läbi ja päris palju Eesti fänne siis kõõlus ka seal metalltara otsas, et omadele toetust avaldada ja seal kõlasid Eesti hüüded ja siis soovitati meestel ikkagi pea püsti hoida, et selles mõttes... Kui eelsest atmosfäärist veel rääkida seal saalis... Selleni tahtsin veel jõuda. Ja, et siis ikkagi tahaksin kohe ära mainida, et siin Milanos on näha, et sisuliselt nagu on Eesti ja Itaalia pidu. Et Itaalia mängudel saal rahvast täis ja kõik laulavad kaasa ja elavad kõvasti kaasa ja siis ikkagi sisuliselt võiks öelda teisel kohal selgelt Eesti. Siis tuleb Kreeka. Kreeka tegi ka eile Kreeka-Itaalia mäng. Kreeka fännid andsid ka endast parima ja vahepeal justkui oli neid kuulda, aga võrreldes eestlastega ikkagi kukke pea. Just, et selles mõttes ikkagi meie oleme korvpallirahvas, see on meie mäng ja seda on siin Milanos selgelt näha. Absoluutselt. Aga Maks, et sa rääkisid pärast mänguga Sten Sokuga, kes sai siis oma esimesed minutid kirja Itaalia vastu, mäletatavasti jäi ta pingile, aga Ukraina vastu tuli, sopsas kohe viske ja mis siis vanameister arvas? Eks temagi ütles, et väga valus, et seal pisidetailide taha asi jäi, aga kindlasti meeskond nüüd hoiab kokku. Täna üritatakse sellest eilsest
üle saada ja selles mõttes ma siinkohal tahaks öelda, et üldse mitte ainult Sokk, vaid ka teised mängijad eile ikkagi olid pärast mängu väga professionaalsed, et mina ikkagi ajakirjanikuna vaatan sellele selles mõttes suure austusega, et mängijad suutsid pärast sellist valusat kaotust, kui tegelikult oli näha, et enamus Eesti ajakirjanikel oli selles mõttes nii raske olla, et ei suudetud midagi küsidagi, siis mängijad suutsid ilusti vastata, hoida sellist ikkagi positiivset fooni, keegi ei peitnud pead ära, ei andnud ainult lühivastuseid, vaid siiski üritati selgitada, mis toimus, kuidas toimus, pigem suudeti ka kohe vaadata positiivselt juba edasi, et on näha, et nende suurklubide juures olemine on ikkagi kasvatanud neid mängijaid inimestena, seal on kindlasti mitmete klubide juures ka selliseid meediakoolitusi saadud, aga just see suhtlemine ja see arusaamine, et tegelikult korvpalluriks olemine ei piirdu ainult väljakul siis palli korvi saatmisega, vaid on midagi enamat, et sellest on mängijad aru saanud ja selle üle mul on suur rõõm, sest see aitab populariseerida ka korvpalli. Siia ma lisaks selle, et need teised koondised, kellega meil on õnnestunud suhelda, on tegelikult samamoodi, et siin NBA mehed ja Euroliiga mehed väga vabalt suhtlevad ja on nõus vastama, ei ole sellist nii-öelda ärakõndimist veel täheldanud, kuigi Giannis Antetokounmpot me veel püüdma läinud ei ole, aga tuleb see aeg ka, vaatame, kuidas selle alagrupi kõige suurem staar siis reageerib. Jah, et tõepoolest ja nagu ütlesin, et hea, et Eesti mängijad on ka siis kasvanud nii suureks või saavad siis sellest aru, et meediaga tuleb ka suhelda, et ega meie soov on ju ka ainult ikkagi seda mängu siis rahvani viia ja ikkagi veelgi populariseerida ja rõõmu ning emotsioone pakkuda. Vot, aga laseme siia siis ka peatreener Jukka Toijala intervjuust lõikeid, kus soomlane räägib siis, mis juhtus, kuidas juhtus, miks juhtus ja natukene räägib ka sellest, et kuidas proovitakse sellest raskest kaotusest meeskonna sees ja üle olla. Väiksed asjad, et tundus, et meil ei üldse olnud õnne siin, et eks see alg oli fantastiline ja no see on arusaadav, et nii see ei lähe, et see mäng läheb nagu nii, et seal tuli rasked momendid ka, aga siis lõpuks läkski põhimõtteliselt nagu positioni peale mängimiseks ja neil oli natukene, minu jaoks tundus, et oli natukene rohkem õnne täna. Ei no, noored neid on suht lihtne nagu motiveerida ja pushida ja siis, kui rahvas on siin nagu elab kaasas, nii eks nad tahavad ennast nagu parima näita ja ma arvan, et täna näitsisidki parima, et see nüüd piisanud kahjuks ja see on üks valusam kaotus kindlasti, mis siin reedusruumis on mõned mängijad saanud kätte, aga et nad pushivad teineteist ja nautivad sellest momendist, et ma arvan, et kui homme oleks mäng, nüüd oleks raske seda nagu energiat homseks lööda, aga olen 100% kindel, et kui jälle mängime järgmise esmaspäeval, nii me ei lõpeta, et küll me tahame need küll mängu nagu nii hästi mängida, kui me oskame ja midagi muud ei olegi siin, et kas see piisab nagu edasiminekuks, nii seda on täitsa turha spekuleerida, et täna õhtul võib-olla on vaikus, aga homme jälle päike paistab ja vaatame edasi. See on turniiri elu. Hästi hakkama nagu terve mäng, et eks seal nüüd üks eksumine seal, teine seal, aga pikkad eriti nagu saavad, eks nende mängu läkski nagu nad hakkasivad kasutama väiksemad rotationid ja väiksemad koosseisu ja seal tuli paar segadust meie kattekaitsega esiteks nad ise executivad need hästi ka välja, et selles mõttes nagu kõige need võistkond Mihhailjuk juhina siin ja oskavad mängida koos. Ma arvan, et see võistkond on teinud kõige rohkem trenni koos. Nad elavad Riias ja nad teavad täpselt, ma arvan, et see on nende eelis siin, et nad on teinud koos kõige rohkem Euroopal nagu trenni. Natukene üllatas, aga küll kui me siin scouti video veel vaatasime, viimasel hetkel hotellis rääkisime, et tema nagu rünnakmeistes nagu väga ohtlik vend, et näitsime neid olukordi, kus ta nagu on otsustanud mängusid, et see ei selles mõttes nagu tulnud tühja pealt, et me ei teadnud, aga ta oli tubli, ütleme nii, et me saime muud välja ja siis ta oli väga
et Mihhaljuki puhul teeme väga suure töö ja ennem-vähem nagu hästi saime hakkama, aga siis teised tulivad välja. Toimus, me ei eksinud selle Mihhaljuki puhul nagu võib-olla 1-2 korda, mis on nagu loogiline, et mängus juhtub, aga muidu ja eriti nende pikkade puhul ma ütleks, et 100%, et teeme nii hästi kui oskame. Mis see puhkepäev nüüd toob, puhkate või teete, liigutate ka midagi? No liigutame kindlasti keha, et muidu nagu 2 mängu jälle esmaspäev, teisipäev, nii peab sellest kehast saada, ma ütleks nii, et see shit'i ära. ja siis meelele ka nagu selline, et proovime olla nagu saada homme positiivse tuju jälle peale aga ma ütlen seda, et kui meil see rahvas on siin, nii see on palju lihtsam, et kui nad elavad kaasas, nii need rasked momendid unustuvad ära ka. Ja me teeme seda tööd ka, et ma ei ainult nagu teen nii, et tehke ise. Ei, teeme kõik, meil on staffis selliseid, mitu ainult treenereid, meil on selliseid kudjusid siin, kes kindlasti nagu näevad, et kas tuju on nüüd all või üleval ja siis me teeme koos ja toetame siin täna väga valus moment, et nüüd ei ole nii, et me jätame kellegi nagu üksi, et kes ei saanud hakkama või midagi. Me oleme meeskond ja teeme koos ja koos tuleme pea püstis esmaspäeval mängule. Ja nagu Toiala intervjuust võisite kuulda, siis mainis peatreener ka, et tegelikult suudeti mänguplaanist just kaitse osas üsna hästi kinni pidada ja minule jäi silma selline aspekt, et kui me siin oma saates ka ja siis omavahelistes vestlustes nii omavahel kui mängijatega arutasime, et võib-olla Ukraina on just üks see meeskond, kellega Eesti peaks kasutama siis 2 keskmängijaga või siis nii-öelda kaksiktornide taktikat. Aga läks hoopis teistmoodi. Maik-Kalev Kotsar ja meie liikuvad 4 olid nii ohtlikud Ukraina jaoks, et lätlasest peatreener Ainas Pagatskis ei saanud sisuliselt oma pikki selliselt kasutada, nagu ta ilmselt tahtis või soovis. Artjom Pustovi mängis ennast mingi 4 minutiga täiesti rotatsioonist välja ja nende NBA staar Oleksei Len ka ikkagi, ütleme nii, et mängiti Kotsari poolt selgelt üle. No see näitab veel kord, et meil õnnestus ikkagi mänguplaanist hästi kinni hoida, suutsime oma taktika justkui peale suruda, kontrollisimegi kogu mängu, aga lõpp läks nii, et selles mõttes mänguliselt ju tegelikult ei olegi otseselt midagi ette heita, et mängiti kogu mäng tegelikult hästi, nii nagu sooviti. Eks me võime neid üksikuid olukordi, kust neid seal korv või paar või 3 võtta siin lõputult lahata, neid on igas mängus, et loomulikult teatud olukordades oleks võinud nagu paremini lahendada, aga tegelikult mänguliselt me mängisime väga hea mängu. Ja kui nüüd jällegi võtta seda, et meie eesmärk siin pigem on järgmine EM, siis sellest lähtuvalt oli eilne mäng ju väga innustav, aga loomulikult ei eile ega täna veel seda tunnet kuidagi ei ole. Ja siis laiendame neid Jukka Toiala mõtteid siis võib-olla sellest, et kuidas nüüd sellest välja tulla, et peatreener ütles, et suurepärane on see, et sellise raske kaotuse järel on nüüd üks vaba päev, kus ennast natuke koguda. Ja no olgem ausalt, meie koondise sees on neid mehi, kes selle tuju võiks taas üles tõmmata, et ma siin nii-öelda vihjan näiteks füsioterapeut Piis Lehitsmetsa suunas ja Hendri Trell on mängijana kindlasti selline mees, kes päris kiirelt, ma usun, suudab meeste emotsiooni taas nii-öelda lõkkele lüüa. Õnneks noored mehed ja on ikkagi selline kokkuhoidev meeskond, et ma usun ka, et täna ikkagi saadakse üle ja homme ikkagi juba suur võimalus ju minna seal taas tippmängijate vastu ennast tõestama, et selles suhtes jah, ei tasu kaua põdeda ja järgmine mäng ees, võtame mängu haaval ja ma usun, et siin turniiril võite jää tulemata. Ja lähmegi selle esmaspäevase mängu juurde natukene, et täna on meil pakkuda horvaatide mõtteid, et käisime eile pärast Horvaatia, võib öelda suurt võitu ikkagi Suurbritannia üle, lõpus küll vahe oluliselt väiksemaks tuli sinna 20 peale, aga no selgelt teisel poolel Suurbritannia nagu kadus sealt väljakult sisuliselt totaalselt. Aga üks pikem intervjuu siis nii-öelda horvaatide sisseostetud tagamehega ameeriklase Jalen Smithiga, kes kogu oma profikarjääri seni Saksamaal mänginud. See intervjuu tuleb Korvpalli24 portaalis, kuna mehel on päris hea teadmine 3 meie koondislase kohta, et Trelli, Kullamäe ja Kotsari kohta, kes kõik Saksamaal on mänginud, mees infot omab ja
ja sellest ka natuke intervjuus räägib, aga siin laseme teile klipi siis kõigepealt uuel hooajal Madridi Realiga liituva Mario Hezonjaga ja siis teiseks Los Angeles Clippersi keskmängija staari Ivica Zubac'iga, kes räägivad natuke, mida nad Eestist teavad või õigemini siis ei tea veel ja natuke muud ka. Siit see tuleb. Everyone got some kind of quality that that brought him here, and as Great Britain showed in a first half, they can play. We gotta take everyone serious. We can't think we're gonna show up and we're winning games. It's Eurobasket and anyone can beat anyone. So same against Estonia. We got to prepare for them well. We got one day off. We got to prepare well, watch some film, and be ready for them. But we got to come out be ready from a start. We can't come in thinking we're gonna win the game just because we showed up. So I think the second half yesterday and today showed how we got to play the whole game, and that way we can play against anyone. We watched the game yesterday a little bit, and in our massage room where after game, but now we go game by game. So now we're gonna focus on Estonia. Greece and Great Britain are behind us. We focus on Estonia. Today, tomorrow, day after tomorrow, and then after that we go. To be honest, I know one guy got drafted, right? It was like 20 years ago. No, well, never mind. To be honest, I don't know. I know they have I'm not sure to be honest, but I haven't been playing in Europe for a while, and I don't watch a lot of European basketball, so I didn't know any players from Great Britain. So today, tomorrow, we're gonna watch the film. We're gonna see the personnel, who's playing, what they like to do, their tendencies on the court, and then we go. I mean, of course, we're not here just to be here. We're here to make a good result and hopefully win a medal. But we go, history shows that last 20-something years we didn't perform well at FIBA tournament. So our goal is to win game by game, win against Estonia, and then prepare for the next. Advance the group stage and then go game by game. It's very simple for us. Okay, thanks, mate. Thank you. You know how we are. You lose one quarter, you are the worst team in history of basketball. You win one game, we are the champions. So that's our mentality. Unfortunately, the less you pay attention to this, the healthier you are and the better you are. So we just have to focus on our team. Focus what Mula says, how he prepares us, how we prepare, and go game by game. What do you expect from the next game with Estonia? We watched them a little bit because they play Slovenia and we had to go play Slovenia. So obviously aggressive team, they like to run. But we have to prepare it. Everything depends on us. Everything depends on our defense. Like today, we came to the game after a very tough loss. We stick to each other. It's hard. But we refreshed, we reset, and we were ready for this game, and we really approached it seriously. So I think we have to approach everybody serious in this tournament. I mean, you know all of them when you watch the video, but I haven't followed in their clubs nothing. But I will watch. We will watch now. Of course, we have to go into details because if you let somebody off the loop, next thing you know, they go for 30. So no, we can let this happen. But yeah, we will prepare for sure. Thank you. Thank you. Nii, sellised siis horvaatide mõtted. Nagu näha, siis suurt nad veel Eestist ei tea ja Sonja ütles, et on ühte mängu näinud, kui nad Sloveeniaga pidid mängima ise hakkama ja siis libamisi nagu vaatas. Zubats pani suht tuima, et üritas tark olla, ei tulnud välja, aga küll nad jõuavad. Jah, et täna ongi neil selline täpsem valmistumine Eestiga mänguks ja selles mõttes, et nad homme on kindlasti valmis ja siin EM-il kindlasti keegi mütsiga lööma ei tule. Okei, aga Maksim, ma üllatan sind ühe sellise küsimusega ka, mida me kokku ei ole leppinud, et nii siin Milano alagrupis kui ilmselgelt ka teistes alagruppides sellel Eurobasketil väga palju NBA mängijaid, sellist korralikku star powerit, kui me ingliskeelset väljendit kasutame.
et Giannis Antetokounmpo siin Milanos, rahvas täiesti hullumas. Eile nägin, kui Kreeka tiim tuli bussiga saali juurde, siis mingid naisfännid pidid minestusest lihtsalt murule langema. Et oh my god, Giannis kõlas seal. Ja oleme näinud, kuidas Luka Doncic siin hullu paneb. Ja mitte meie oma silmaga, aga nii-öelda klipid ju see sotsiaalmeedia on imeline. Ühesõnaga, minu küsimus on, et kui palju see kõik NBA mängijate suures mahus ikkagi kaasalöömine Eurobasketile juurde annab? Ma arvan ikkagi, et tohutult, et selles mõttes staarid on ikka need, kes toovad publikusaali ja mul on tegelikult ju hea võimalus võrrelda siin alles eelmisel aastal toimunud olümpiakorvpalliturniiriga, kus siis ka Tokyos õnnestus koha peal käia ja seal ikkagi kuigi oli tegemist olümpiaturniiriga, kõik staarid, ka ju USA staarid, Doncic siis Sloveeniaga ja kõik muud maailma staarid olid kohal, aga publikut saalis ei olnud. Ja ma võin öelda selles mõttes, et siin Milanos on selle EM-i feeling 1,000,000 korda kõvem, et ikkagi eile siis, kui vaatasime seda Itaalia-Kreeka mängu, et seal enne mängu, kuidas ikkagi võistkonnad ja publik seda hümni kaasa laulab, et korraks oli endal selline tunne, et oledki itaallane ja pisar tuli silma, et selles mõttes see nagu emotsioon, mis seal tekib, et see on ikkagi meeletu. Ja üldse see omavahel natuke arvutasime ka, et see Itaalia-Kreeka mäng, just võib-olla see esimese veerandi esimene pool näitas ära, milline show sellel tasemel see korvpall ikkagi on. Alates sellest publikust, kes kütab selle emotsiooni algus ülesse, siis muidugi peatreenerid ei olnud lihtsad mehed, ei itaallastel, ei kreeklastel. Siis need vaesed kohtunikud peavad kolmekesi kogu seda hullumeelset kampa seal ohjeldama ja olgem ausad, tihti ei tule ka toime või siis vajavad natuke aega, et sisse elada ja mulle meeldis see, et Gianmarco Pozzecco seal iga olukorra järel kogu aeg rusikad püsti ja kütab rahvast üles ja samamoodi kõik mängijad, mingi korv tuleb, isegi kui ei ole mingi suur ilukorv, ikkagi on jälle rusikas taeva poole ja selles mõttes mulle meeldib sellel turniiril tohutult ka Eesti ja Gerg Riisa ja tegelikult nüüd ma vaatasin ka Kullamäe juba sisuliselt eile ju pärast esimest korvi juba rusikat taeva poole, et see on võimas siuke hea emotsioon ja tõmbab käima nii mängijad kui ka publiku, et väga äge. Just, et see on show, sellel tasemel sport on show, sinna midagi parata ei saa ja emotsioon käib kõik sellega kaasas ja loomulikult kogu see publik on üks suur osa, nagu Maksim rääkis, kogu sellest peost ja kogu sellest etendusest. Eks ma ütlen, Eesti rahvas, kes te vaatate, elame turniiri lõpuni kõvasti tulge veel ka, tulge kohale, siin ruumi on, ma arvan. Jah, et ruumi loodetavasti on ka lennukites, et saate siia tulla, nii et veel ei ole hilja. Just, ja lõpetame ka selle tänase saate meil ühe väikese klipiga. Enne Itaalia mängu oli siis fänniala areeni kõrval ja seal tegime videointervjuu korvpallikohtunik Madis Alliku ja tema U18 koondislasest poja Gregoriga. Ja salvestus sai küll tehtud enne Itaalia mängu, aga laseme natukene väikese osa sellest siia ka just, mis puudutab fänne ja kogu seda emotsiooni. Pikemat intervjuud saab taaskord siis vaadata Korvpalli24 portaalist. Homme oleme uue saatega eetris. Siis vaatame ka juba Horvaatia mängupäeva koefitsientidele otsa. Täna meie lähme Eesti koondise trenni, kogume sealt materjali, mida teieni tuua. Ehk siis homme uuesti. Maksim on ka siin, ma loodan. Ei lähe kuskile rändama vabal päeval, ei luba. Just, teeme nii ja hoiame siis Eesti lippu ikka kõrgel. Just, olge tublid ja tšau! Oleme Itaalias, aga Eesti fänne on ilmselt itaallaste järel siis arvuliselt teiseks või nii-öelda teisena, et mis sellest arvad? See on väga tore, hommikul juba lennujaama tulles jõudnud kohviga võtta, pidi 100 inimesele tere ütlema kättpidi ja see kõik on ülev lihtsalt, et ükskõik kui hästi või halvasti meil korvpallis läheb see rahvas, mis siia tulnud on, see kõik on lihtsalt mega ja super. Nagu Riias oli 5000 inimest, siin on 2000 inimest, no super, ei oska midagi muud öelda. Kui sa juba 100-le pidid nii-öelda kätt andma, et siin on 2000 inimest, et kas käsi valusaks ei lähe lõpuks? No meil on nädal aega, et võtame rahulikult ja väike massaaž ja siis lähme käepigistustega edasi. Ja noorem mees fännidest? Nõustun, et see on väga vägev, siin kõik inimesed on kohale tulnud ja 2000 inimest ja et ma arvan, et tuleb vägev emotsioon. Super, aitäh teile mehed, edu!